tutvustan väga pikalt ei hakka Rauli tutvustama, sellepärast, et Raul on juba meie maja inimene ja olnud siis erinevad 4,5 aastat või peaaegu vasti 5 aastat uusmeedia õppetooli professor. Ja Raul on seda uusmeedia õppetooli siis tuuninud tugevasti heliinstallatsiooni ja helimaterjali töötamise suunas ja tal on tekkinud täiesti oma selline kontingent inimesi, et see on olnud huvitav ja minu poolt väga tervitatav muudatus, et see uus meedia on ka nagu mingisuguse meediapõhise fookuse saanud, sest näiteks uus meedia õppetool ja õppekava ongi selline õppekava, mis pidevalt jookseb iseenda lehtist ära, et tehnoloogilised asjad ja meediad, mis olid uued, täna ei ole uued homme, et selles mõttes väga väljakutsuv õppetool. Aga jah, et Raul ma rohkem ei tutvustada ainult, et ta on viimasel ajal äärmiselt rahvusvaheliselt tegutsev kunstnik, viimati näitus on Belgias vist. Jah, projekt. Aga annan teile aja selle. Okei, aitäh. Jah. Mul on 2 slaidi, ei ole selline väga multimediaalne üldse. Kõigepealt, et siis mõtlesin, et Vene legendi loeng, nii palju kui mina neid olen näinud, langeb kas siis ühes küljest sellise mingi tüüpi nagu metoodika näitamisel, et mismoodi õpetatakse mingit, no näiteks, et mismoodi ma õpetan mingisugust ainet või siis on see selline pigem üldfilosoofiline nagu jutt. Mulle tundus, et kuna ma olen ühe korra seda teinud, enam-vähem täpselt 5 aastat tagasi, siis 2014, siis ma mõtlesin just, et on hea nagu minna tagasi sellesse eelmisesse. Ja eelmine nendest siis loengust oli mul nimega Rohtla. Ehk siis sellest samast Ray Bradbury raamatust The Illustrated Man, The Welt tuleb ka hollandi keelsest sõnast inglise keelde, tõlgiksin selle eesti keele Rohtla. Seekord ma panin selle nimeks Rohtlas, seda loengu. Nii et üks täht on juurde tulnud sellele. Ja tegelikult ei olegi muud, kui seesama jutt on siin sees selles raamatus. Illustrated Man, Bradbury nimi ilmselt ei vaja tutvustamist. Tegemist on kahtlemata ühe tuntuma ulmeklassikuga. The Welt on siis tegelikult üks selline nii-öelda, või Illustrated Man on selline kogumik, ulmejutt. See on selline kuskil 60-te välja antud raamat, Welt on kirjutatud 1950, esimest korda on ilmunud. See ei ole mingisugune nagu programmile raamat, see pigem kogumik, lühijutt. Iga jutt on erinev ja neid kõiki seob siis see kujund nii-öelda illustreeritud mees, illustrated man, kelle keha on tätoveeritud erinevate kujunditega. Ja ütleme, et siis autori hääl jälgib selle illustreeritud mehe, ma tõlgiks teda niimoodi, tema siis liikumist, ütleme maastikul ja tema siis mingisuguseid erinevaid, ta võtab poose ja siis sellega, et ta võtab mingid poose, paljastub üks nendest tätoveeringutest, iga tätoveering on lugu. Üks nendest tätoveeringutest on siis The Welt, ehk siis Rohtla, ma tõlgiks seda nii. Ma vaataksin, enne kord, kui ma sellest rääkisin, siis ma vaatasin oma seda visioonidokumenti, mis oli samuti üks lehekülg, tegelikult pool lehekülg teksti ja mis lõppes umbes sellise paragrahviga, et ma suhtun uusmeedia kui nähtuse või kui ütleme sellise žanri või teatud tüüpi, jah, ütleme kunstinähtuse suhtes olema küllalt kriitiline. Ja miks kriitiline selle paragrahvi nagu kokkuvõtteks võiks öelda, et mingis mõttes seoses uute tehnoloogiatega, me räägime tegelikult uusmeedias põhiliselt tehnoloogiatest, kui me defineerime selle žanri,
siis tegelikult kipub alati kõikides just nimelt ulmekirjanduse vormides tekkima selline vastasseis, kus on ühel pool on nagu tehnoloogia ja teisel pool on nagu inimesed. Et ja kui me vaatame tegelikult seda sama skeemi ja kui me hakkame seda laiendama, seda sama skeemi nagu praegu nagu väga paljudele sellistele ka kunstist välja olevatele aladele, siis me näeme tegelikult seda küllaltki korduvat mustrit kogu aeg. Kui ütleme, see on üks nendest tätoveeringutest sellel joonistatud mehel, mis võib-olla paistab kogu aeg silma, on see, et on teatud selline vastandus, meie versus nemad. Noh, me näeme tegelikult, näeme neid ilminguid ju, kui me ütleme, laiendame nüüd seda väljapoole kunsti välja, kui me läheme, võtame ükskõik millise tehnoloogilise kunsti või tehnoloogia väljenduse meie sellises ühiskonnas, näiteks e-valimised või mingisugune just mingit tüüpis sotsiaalne suhtlus, eks ole, ja mis kandub nagu ellu, siis me näeme, et väga kiiresti tekivad mingisugused vastuseidud, mingid tüüpi nagu sellised tugevad emotsioonid. De Welt on siis selline tore väike jutukene, umbes 10 lehekülge pikk, mille peategelasteks on George ja Lydia Hadley ja nende lapsed Peter ja Wendy. Nüüd siis De Welt kujutab iseendast siis ühte ruumi. Nad elavad sellises, ütleme, et tegevus toimub siis utoopias, võime öelda ka mingis mõttes dystoopias. Neil on siis selline täismehaniseeritud maja, kus neil on kõik nende vajadused kaetud, nagu me kujutame ette ulmefilmidest, eks ole, et lauake kataend, läbi selle jutukese me saame aru, et on masinad, mis neid masseerivad, seavad nende kingapaelu, tuled kustuvad nende liikumisega, nad kõnnivad ruumides ja lähevad põlema, ühesõnaga kõik on interaktiivne. Kõik on just nimelt see nii-öelda meie sikkene, ütleme, multimediaalne märgunel, selline, et meil on justkui mingisugune majaori või majamasin, miski, mis meie sellises nagu peegeldab, täidab meie soove, loeb kuld meie soove. De Welt on siis üks ruum, mis on ehitatud lastele. De Welt on selle sees, on elamusruum nimetame. On selline 12x12 meetrit, selline ruudupõline ruum, 9 meetri kõrgune, mida on võimalik, mis on siis kaetud sellise, ütleme, mis on nagu imaginaarium, mis on põhimõtteliselt selline ekraanidega kaetud ruum. Seda on võimalik muuta ükskõik milleks, see on elamusruum. Me saame sinna ükskõik millise heli, me saame sinna ükskõik millise visuaali, me saame sinna lõhnad, me saame kõik, eks ole. Ja see ruum peaks siis ideaalis olema miski, mis loeb selle ruumi või selles ruumis viibija ootusi ja peegeldab neid ruumi. Tõesõnaga, see on justkui selline täiuslik partner, kes kogu aeg täidab selle inimese soove lastepõba. See on ehitatud Peterile ja Wendyle see elamusruum sinna. Mulle meenub kunagi Hollandis loengu kuulsin Peter Sloterdijk, kes on selline saksa filosoof, huvitavad mõtted. Tema üks meelde jäänud sellistest statementidest arhitektuuri kohta oli see, et ruum, kus inimene elab või ütleme, et see tema nagu keskkond on justkui tema armuke. Et õppida tundma inimeste nagu iseloomu ja omadusi ja seda, kes nad on, piisab sellest, kui me läheme nende tuppa ja vaatame nende asju, sest inimene on justkui oma toa kujundanud dialoogis iseendaga, see peaks vastama rahuldama kõiki tema vajadusi ja ühtlasi peegeldama talle ka tema sellist ideaal nagu mina.
me paneme sinna, eks ole, mingi pildikesi, mida me tahame välja tõsta. Me paneme sinna võib-olla mingi motivatsioonilise väikese tsitaadi kelleltki ja ühtlasi me elame selles ruumis ja ühtlasi aktiivselt kujundame seda. Et teatud mõttes on selline ideaalne partnerlussuhe nagu ruumiga. Nüüd siis seesama see elamusruum selles siis jutukeses Rohtla on siis selline tore mängutuba, kus lapsed mängivad. Ja viimasel ajal on vanemad muutunud murelikus, sest seal on pidevalt Aafrika. Ja pidevalt on seal üks ja sama korda teema. Vanemad lähevad magama ja kuulevad kogu aeg karjad korrud, kus on seal korrudelse tuba. Ja Liidia pöördub siis enne magama jäämist George'i poole ja ütleb, et ma olen muutunud murelikus, et ma pidevalt kogu aeg kuulen karjaid. Et võib-olla me peaksime seda asja laskma uurida. George muidugi arvab, et ei ole midagi, et see on ju täiesti okei, et lastel on, nad on sellised 10-aastased umbes. See on täiesti normaalne arengufaas, eks ole, et mingisugused hirmud, agressiivsused, see ongi just nimelt mõeldud selleks ruum, et sa lähed sinna sisse ja ta teatud mõttes peegeldab sind tagasi ja teatud mõttes sa saad sellega siis selle abil nagu refleksiooni, saad ennast nagu psühholoogiliselt korrastada. On ühtlasi ka nagu nii-öelda shrink või psühholoog tuba nagu. Aga George on hakanud muretsema, et see pagana tuba on nagu muutunud natuke imelikust. Ja ta kutsub siis Liidia sinna, tõesti tuppa. Ja tõesti seal on savann või Rohtla. Kaugel on lõvid ja lõvid söövad seal mingid kante paljaks ja raisakõtkad hõllivad ja neil tekib selline veidi selline paranoiline tunne, et mõtlevad, midagi on jah kuidagi korrast ära, et võib-olla peaks piirama lastega kasutusaega. Lähevad tagasi. Lapsed tulevad koju ja siis neil on konsultatsioon vanematega, et kuulge, et miks teil Aafrika on kogu aeg seal? Te saate sinna ju kõik, eks ole, saate sinna Alice imendamaal, et kõik need asjad, mis teil varem seal olid, kõik kadunud. Ainult Aafrika, kogu aeg on ainult Aafrika. Kogu aeg on see Rohtla ja lõvid, eks ole. Millest probleem on? Mis Aafrika? Seal ei ole mingit Aafrika, me vaatame. Ongi kõige tavalisem stseen motifilmist, mitte midagi. Kõik on täiesti okei. Seal ei ole midagi. Selles mõttes, et läheb vaatama, jah, kõik on okei. George on ikkagi natuke murelik ja kui nad lähevad jälle magama, siis nad kuulevad jälle karjad ja otsustavad, okei, teeme väikse pausi selle Rohtlaga, et see asi läheb juba võib-olla üle mõistuse nagu, et kui me muretseme, et kutsume nagu psühholoogi, et võib-olla tõesti on mingi probleem seal. Ja konflikt siis seisneb selles, et lapsed, viimane asi, mida lapsed tahavad on see, et see Rohtla hävitatakse, et see välja nagu lülitatakse. Et konflikt siis seisneb, selle konflikti kese on siis selles, et põhimõtteliselt siis isa ähvardab neid, et ta lülitab selle toa välja, ta teebki seda. Isa tahab kogu selle maja välja lülitada, psühholoog tuleb sinna, ütleb, et tõesti seal on midagi korrast ära, ma soovitan kohe välja lülitada. See on probleem. Ja nad otsustavad, okei, teeme selle ära, aga lapsed siis muidugi, lastel on jonnihoov, okei, teeme selle korraks lahti veel. Ja lugu lõpub sellega, et Liidia ja George vanemad siis, lapsed kutsuvad sind korra sinna ruumi, nad lähevad korra sinna, uks läheb kinni ja kostavad karjad. See on siis nagu selle loo lõpp. Okei, et miks ma selle eelmine kord rääkisin, miks ma seekord nagu rääkisin? See on ilmselgelt mingisugused jooned siin jooksevad paralleelselt siis just nimelt selle nii-öelda elamusruumiga, mis on õudselt tore kontseptsioon, mis on tekkinud, ütleme, kui 5 aastat tagasi ma seda rääkisin, siis see oli pigem nagu selline värske, ütleme värske selline üsna lähedalt eredab nagu niisugune käekasvatav asi, siis mulle tundub, et see elamusruum on saanud tänasel päeval külaltisedeks juba nagu kohal olevaks kunsti nagu vormiks, mis iseenesest ei ole üldse halb. Aga nüüd nagu ka selles jutus ja nagu oma selles motivatsioonil visioonidokumendis
ma rääkisin seda, et mis eristab nagu masinat ja inimest võib-olla ja mis võiks olla, kuidas võiks sellega olla vabad kunstid seotud ja näiteks uus meedia ja näiteks heli. On siis just nimelt see, et mulle tundub esiteks selle sama elamusruumi väljalülitamiseks on vaja kedagi teist iseennast väljalülitada. Et see süsteem või see simulaakrum on ehitatud selleks üles, et ta hoiaks ennast üleval. Et ta ei taha surra ja kui keegi ohustab seda, siis ta otsustab võidata sellega. See on selline klassikaline dystoopiline visioon, eks ole. Mul on selline tunne, et kui me räägime nüüd, jõuame natuke lähemale selle uusmeedia ja just nimelt vabade kunstide osale selles ja sellele kunstiku tüübile tehnoloogilises kunstis, seda tüüpi uusmeedia kunstis, siis mulle tundub, et see võikski olla viga kõige enam. See tundub õudselt paradoksaalne, aga mulle tundub, et nagu ainuke, mismoodi säilitada see nimelt see inimlikkus, et mitte jõuda nii kaugele, et see tuba elab, on tegelikult ennast sidunud nende laste negatiivsete emotsioonidega ja kontrollib neid. Ongi ainuke võimalus on teatud mõttes avastada seda või kaardistada, võib-olla vale sõna just kaardistada, aga just mitte kaardistada seda ala, mis on nagu hämar või mis on selline nagu ütleme, mis ei ole verbaliseeritud. Et see mõte nagu tundub võib-olla natuke kummaline, aga ma tooks ma avaks seda läbi ühe tsitaadi David Henry't. Tema ütleb, mis pani mind mõtlema tõsiselt nagu, et uusmeedias on olnud praegu nagu fookus heli. Me oleme rääkinud sellest, et kuidas seostub heli kunstiväljaga. David Henry kirjutas üks huvitav raamatu, mis on tõlgitud ka eesti keelde, mida ma olen ikka nagu nendes loengutes toonud näiteks, aga mis on kuskilt rändab ringi kellegi käes praegu hetkel. Nii et mul ei ole täpselt tsitaat ja mulle õudselt meeldis üks tsitaat, mida ma olen ikka toonud näiteks ja mis mind täiesti üllatas nagu. Ja see on selline tsitaat, mis räägib mürast. Ja selle tsitaadi võiks kuidagi umbes niimoodi sõnastada, et müra on midagi sellist, mis on olemasolev, mida ei ole võimalik eemaldada kuskilt, aga mille üle mitte kellelgi ei ole kontrolli, et see teeb temast müra. See tähendab, et ei ole võimalik, müra ei saa nagu vaigistada, see tähendab, et ükskõik mis vahenditel on, teil ei ole võimalik müra nagu eemaldada süsteemist. Müra on alati seal kohal selles süsteemis nagu. Ja võib-olla selle asemel, et võidelda müraga, peaks hoopis vastupidi tema, tähendab, nüüd on see koht, mis mind nagu intrigeeris. Võib-olla peaks selle asemel hoopiski müra olema ühtlasemalt jaotatud igale poole. Mis on täiesti nagu ju absoluutselt nagu tundub vastuvõetamatu, eks ole, et me peaksime nagu loobuma näiteks privileegist vaikusele, eks ole, mida meie nagu siin Eestis ju täielikult võime nautida veel mingites kohtades, kus ei ole müra, eks ole. Nüüd tema siis see mõtteliin nagu selle kohta on siis järgmine, et vaikus kui niisugune on olnud alati väheste väljavalitute privileeg. Et meie oleme praegu need privilegeeritud ilmselgelt. Ülejäänud maailmas, mitte ülejäänud maailmas, aga väga suures osas maailmast vaikus ongi privileeg. Tähendab, et on inimesed, kes ei koge vaikust mitte kunagi mingites linnades, näiteks ei ole sellised võimalused üldse. On võimalused küll, aga just nimelt seda ta ütlebki. Selleks, et saada siis kogeda vaikust, peate olema siis nõus tegelikult ennast eraldama kõikidest ülejäänutest, nii siis just nimelt füüsiliselt täiesti niimoodi, et te peate selle põhimõtteliselt kinni maksma, te peate ehitama endale müravabad ruumid, veel parem, eks ole, kuna ta on sellest mürast eemal ja nii edasi. Tal on terve argument, suur argument selle kohta ja see on väga huvitav.
kuidas on arenenud arhitektuur, eks ole, kuidas me oleme harjunud sellega, et meil on topeltaknad ja nii edasi, kus see tuleb, eks ole, et mille pärast see on tekkinud nagu, et see on teatud tüüpi nagu sotsiaalne kihistus. Ühesõnaga, mida siis David Hindi ütleb seda, et põhimõtteliselt selleks, et saada nagu vaikust, teil peab olema võimalus endale seda võimaldada, eks ole, aga see tekitab mingis mõttes sotsiaalset ebavõrdsust. Nüüd tema ütleb, et sellega, kui igal pool oleks mürasem, eks ole, võib-olla see on nagu teatud tüüpi nagu pill või teatud tüüpi nagu selline koht, kus me peame ümber mõtlema oma suhte nagu sellesse, mis on vaikus ja mis on müra, selleks, et kõigil oleks justkui natuke midagi. See on minu meelest väga huvitav nagu teistmoodi lähenemine selle asjale. Ma ei ole kunagi nagu ja olles ikkagi helitundlik inimene, mind muidugi väga huvitab müra kui niisugune, sest müras on väga palju erinevaid tasandid. Kas või juba see, et müra, eks ole, mis on ühe inimese jaoks müra, siis teise jaoks see ei ole müra. Müra ei ole absoluutne nähtus. Kui me räägime akustilisest mürast, siis me võime rääkida tõesti sellisest nagu white noise'ist või valgest mürast, aga tegelikult ka minu hääle kõla võib olla kellegi jaoks täiesti vabalt müra, eks ole, kellegi jaoks võib olla mingisugune klassikaline muusikamüra. See on küsimus on lihtsalt selles, et mis asi on müra. Müra on võõras, müra on teine. Ja nüüd küsimus ongi siis tegelikult ongi selles, et mismoodi siis tasandada neid nagu erinevusi ja Hendi siis pakub välja selle, et palun väga, et natuke müra igale poole. Ma ei ole kindel, et ma ise olen nagu valmis selleks nagu veel sellist nagu sammu astuma selles mõttes, et nagu, aga see igal juhul, see mõte on mind nagu mitu aastat nagu saatnud ja ma olen selle peale nagu taas nagu tulen tagasi ja mõtlen selle peale mingites situatsioonides, kui ma kuulen müra ja mõtestan, mis asi on müra ja mis mind häirib ja mis mulle meeldib ja nii edasi, eks ole. Et kas ma olen privilegeeritud selles suhtes või ma ei ole privilegeeritud. Nüüd siis üks asi, mis uusmeedia ja ütleme sellise IT ja kogu selle maailmaga, eks ole, mis puudutab siis nagu tehnoloogilist arvutikunsti seostub, on kindlasti teatud nagu, ütleme, et arvutustehnika, eks ole, kogu see maailm, mis nüüd tegelikult praegu on plahvatuslikult kasvanud, see tähendab, et me räägime siin kõikidest nendest arengutest, mis on viimase selle 5 aasta jooksul, ma ütlen, et ausalt, et kui ma kandideerisin 5 aastat tagasi, mul ei olnud nutitelefoni. Ja siis maailm tundus nagu hoopis teistsugune nagu. Ja see on hämmastav, et nagu need hüpped on nii kiired ja niivõrd, kuidas seda võiks Arthur Brooker, üks Kanada meediateoreetik nimetab seda siis digipalavikuks või digivõrgutuseks, ütleme, Baudrillard nimetab seda võrgutuseks. See on võrgutus, on see tehnoloogiline võrgutus, see on selles mõttes, et ta mingis mõttes pakub, see võrgutus pakub surematust, ta pakub, just me räägime, me käime kogu aeg ümber selle surelikkuse ja surematuse nagu teema, et tegelikult ta pakub nagu siis vastukaubana, pakub meile tulevikuvisiooni siis surematusest. Ja just nimelt tulles tagasi selle inimese ja müra ja pea ja kogu selle, et miks peaks olema siis inimesel see potentsiaal, just nimelt see surelikkus. Et see on teatud tüüpi lõplikkusest nagu sellega arvestamine. Me ei saa sellest mööda vaadata ja masin on sellest täiesti ükskõik, masin resetib ennast või keegi teine resetib tema, nagu me siin enne rääkisime, eks ole, et see ei ole nagu masina jaoks probleem, aga nüüd rääkides sellest IT-st ja kõikidest nendest arengutest. Eelmise aasta kevadel oli üks huvitav tegelane, pakkus meile loengut uusmeedia osakonda. Kahjuks meie tudengid keegi sinna ei jõudnud. Küll aga olid seal mõned teised tudengid teistest osakondadest, kes andis sellise, ütleme hoiatusloengu, aga selles mõttes natukene tuleb seda asja vaadata sellise kriitilise perspektiiviga ka, et see oli tema ikka, ütleme nagu leivanumber, et ta tegelikult
oli arusaadav, et ta tegelikult annab loengut selle samal ühel teemal ja tegelikult väga põhjalikult, väga huvitav. Tema nagu, ta oli siukene, ta oli tegelikult ühest küljest nagu tegelesid nagu loome uurimusliku tööga, oli teinud ooperi. Ja ooperis oli keskseks küsimuseks see, et kas on veel midagi sellist, kuhu ei ole võimalik pääseda. Kas inimese sees on nagu, kunagi saab olema nagu üks koht, kuhu ei ole võimalik siis nende erinevate tehnoloogiate abil pääseda. Et tema lahendas ta mingil omal moel nagu ja see on nagu juba maitse küsimus ja stiili küsimus. Aga see küsimus on minu meelest päris huvitav ja see jada, mis ta tõi nagu tegelikult oli päris huvitav. Sest et ta rääkis sellest, et juba praegused tehnoloogiad tegelikult, mis tegelikult mida arendatakse nagu küllaltki aktiivselt ja kui me tegelikult ju teame kõik, kui me ütleme Cambridge Analytica, siis me teame, mida see tähendab nii edasi, eks ole. See tähendab siis seda, et me tegelikult saame profileerida inimesi juba praegu väga täpselt nagu selle käitumise järgi, oma käitumise järgi kuskil sotsiaalvõrgustikes või mingid, ühesõnaga räägime biomeetriast, mingisugusest digitaalsest prindist, jalajäljest ja nii edasi, mingitest asjadest, mille abil on võimalik inimest juba nagu päris hästi profiilida ja tegelikult suunatud alle väga konkreetselt üks konkreetne sõnum. Ja nüüd tagasi sinna Rohtlasse, eks ole. See on selline immersiivne keskkond, mille just nimelt me loome iseenda. Tegelikult loob selle meile nagu süsteem, eks ole, mingisugune teatud tüüpi nagu AI, mingi masin selle illusiooni, aga meie peegeldame seda, et ühesõnaga, me oleme näiteks mänginud mingid mängi kuskil sotsiaalmeedias, eks ole, et andnud väiksed kogused infopaketikesi kellelegi, eks ole, mis on kuhugi jõudnud mingitesse baasidesse ja nii edasi. Ma ei taha nagu kõlada düstoopiliselt, see on igapäevane reaalsus selles mõttes, et ma olen kindel, et siit pooled inimesed on kindlasti öelnud yes selle koha peale, et andke oma selle info edasi Facebookis nagu selleks mingit rakendus vaata, et kes te olete eelmises elus või midagi sellist, eks ole. Tegelikult sellised väikesed nagu klikid on nagu kujundanud mingit teatud tüüpi nagu jalajälje ja selle jalajälje abil tekibki see just nimelt see rohtlamine. Tekib see, et meile peegeldatakse, hakatakse peegeldama järjest enam seda sama maailma, eks ole. Milles me oleme juba viibinud ja mis tegelikult ütleb meile nii nagu Sloterdiki seda ütles, see tegelikult nagu peegeldab meile, ta on nagu meie partner, tegelikult me justkui nagu armume taas enam ja enam sellesse samasse nagu sellesse hüperreaalsusesse, eks ole, kuna see peegeldab meid kogu aeg. Ta valib välja need sõbrad, kellega me suhtleme rohkem, ta toob esile selles voos need arvamused, mis on meile tunduvad, mida me oleme like'inud ja nii edasi. Meid kujundatakse aktiivselt kogu aeg, aga lisaks sellele, et peab olema lihtsalt, mulle tundub, peab teadlik olema lihtsalt sellest, et nagu ühesõnaga tuleks nagu, mulle tundub, et vaba mõistlik peaks nagu välja mõtlema mingit tüüpi tööriistakasti, kus sisalduvad mingid sellised tööriistad, mille abil on võimalik teha analüüsi, siis teha tekstianalüüsi, teha stiilianalüüsi, teha mingit tüüpi analüüsi, ühesõnaga suhtuda sellesse teadlikult. Olla mingis mõttes nagu valvas ja lugeda seda teksti ja selleks, et seda teksti lugeda, peab olema nagu sellega nagu mingit moodi nagu kokku puutunud, peab olema selles mingisugune harjumus. Mulle tundub, et kui me selle otsa käest ära anname nagu selle, et me enam ei suuda eristada, nüüd me jõuame sellesse deepfake, eks ole, sellesse me jõuame siis maailma, mis on tegelikult juba nagu toimib. Me võime võtta minu praegu, kes me räägin, eks ole, panna mulle otsa kellegi teise näo ja kui meil on kiire, kui me ei analüüsi seda, siis mitte keegi ei ütle, et see pole olnud. See on täiesti toimiv süsteem juba praegu, see saab olema mõne aja pärast täiesti nagu desktop mingisugune app teie telefonis, nagu me lihtsalt vahetame mingid asju. Ühesõnaga, ja ühel hetkel õmmeldakse see maailm niimoodi kokku, et seal ei ole enam neid traagelniite. Nüüd see ongi see koht, kus ma ütlen, et võib-olla selleks tööriistaks peabki olema nagu müra ja viga nagu.
kus nii palju kui võimalik seda kogu aeg seda jälge nagu jätta igale poole sisse nagu. Ja miks nüüd jõudes korra veel selle heli juurde, et kuidas see heli sellega seostub, eks ole kõik üldse. Seostub niimoodi, et mulle tundub, et väga suures osas nagu, kui me räägime sellest nii-öelda AI või intelligentsetest tehnoloogiatest, tehisintellektist, kõikidest nendest big datast ja kõikidest nendest asjadest, see on hästi selline intellektuaalne tegevus ja inimestele tegelikult meeldib olla intellektuaalne. Inimestele meeldib jätta mulje, et nad on targad inimesed, see on neilegi üks nupp nagu, kuhu vajutada, et nagu anda neile sellist head feedback, et nad saavad asjadest aru ja nii edasi, nii edasi. Aga hästi suur osa sellest toimib nagu teatud mõttes sellise keelelis intellektuaalsel baasil. Loomulikult sellega tegeleb tekstianalüüs, et seda nagu kuidagi lahti muukida, eks ole, koodi murda. Aga ma vaatasin mõned päevad tagasi juhtusin vaatama ühte videot kuskil YouTube'is. Minu huvi on mootorrattad. Seal oli inimene, kes sõitis mootorrattaga ja ütles, et ta kontrollib oma seda mootorratast täiuslikult. Ja see, kuidas see tsitaat oli, et ma olin oma kiivri sees kogu aeg, säilitasin täiuslikult kontrolli. No võt, see on minu meelest väga hea näide sellest, nagu, mismoodi nagu me mõtleme ja loomulikult see on see kartesiaanlik, eks ole, keha versus intellekt ja nii edasi, kõik see asi, eks ole. Aga just nimelt see, et ma säilitasin sellest kiivris olles nagu täiusliku kontrolli, eks ole. Et see on see ettekujutus sellest, et me istume nagu selles peamasinas laua taga, eks ole, vaatame kiigiga läbi silmade ja kõrvad on siis nagu kõlarid selle laua kõrval, eks ole, ja siis me juhime siis keha nagu sellest puldist, eks ole, mis nagu kõlimib tegelikult vastavalt sellele, mis käske me anname. Selline klassika nagu juhatki ettekujutus sellest, mis on niisugune inimmasina, mis on inimmasin, kuidas ta töötab, eks ole. Nüüd heli tuleb selle juurde see, et ma tooksin sellise nime veel sisse nagu Bernhard Leitner. Bernhard Leitner on üks Austria helikunstnik. Võib-olla alustaks sellest, mida ütles Joseph Beuys ütles, et ma mõtlen oma põlvega. Et igatahes ma mõtlen oma põlvega. Ja mulle tundub, et heli on just nimelt see koht, kus me mõtleme põlvega, kus me mõtleme nagu käega ja kus me mõtleme kehaga. On see, et on näiteks see, et muusik, kes mingit tüüpi nagu väga keerulist partituuri harjutab, siis tegelikult intellektuaalselt ei suuda harjutada, ta peab seda kehaliselt, ta peab sinna seda nagu kehaliselt, kes ole õppima. Ta peab olema mingi kehaline intellekt, nagu need, kes seda teevad, need saavad aru, et see ei ole võimalik intellektualiseerida mingisugust passaaži ja seda siis esitada. See ei ole võimalik, me lihtsalt treenime oma keha, eks ole, mingis mõttes. Nüüd Bernhard Leitner ütleb selle, ma mõtlen oma põlvega kohta, toob siis parafraseerib, Beuys ütleb, ma kuulen oma põlvega paremini kui oma reiega. Ja ütleb seda sellepärast siis, et lihtsalt, et kuna põlv on, eks ole, luu ja jäik materjal ja reis on pigem selline pehme materjal, mis summutab reis, siis ta lihtsalt kuuleb sellega paremini. Nüüd Leitneri üks tuntumaid teoseid on Anton Liège aastat 1975. See on üks väheseid tuues nüüd sisse selle tehnoloogilise kunsti tagasi uuesti, kuidas see seostub sellega. Üks väheseid nii-öelda artist research-based või sellist kunsti, loomekunsti, üks väheseid, mitte ainuke kindlasti. Ja need on kindlasti veel. Aga selliseid tehnoloogiad, mis on läinud nagu, mis on tulnud sellisest praktilisest kunsti loometööst ja muutunud siis tegelikult teadus, ütleme meditsiiniliseks praktikuks, ehk siis tegelikult vibroakustika selline konkreetne nagu nähtus. Leitner siis tegelikult pani laamistoolile alla kõlarid. Teda huvitas tegelikult alati see, kuidas liigutada heli erinevates kohtades. Tema see ööfra on põhiliselt see, et ta paneb erinevaid kõlarid maatriksid, liigutab neid helisid, ta tahab siis sellised jooni või liikumisi teatud tüüpi nagu niisugust
vektorid, helivektorid tekitada ja see ühtlasi oli tema jaoks siis selliseks nagu võimaluseks, kuidas siis juhtida heli siis selles toolis ja hiljem, kui siis tegelikult testiti seda tooli, ühesõnaga ilmselt siis võtsid sellest reaalselt kunstisaalis siis lamasid selle, said siis mingi kogemuse ja kirjatasid. Ja hiljem seda uuriti siis ülikoolis, kas oli Müncheni ülikoolis vist, lastega, kellel oli, kes olid siis, kuidas seda siin väljendada, võib-olla ütleme, et autistlikud lapsed või inimesed, need olid lapsed, kellel oli probleeme mina teadvustamisega. Ja siis tuli välja, et selles vibroakustilises toolis nad suutsid oma teadvust selles kehas nagu vastavalt sellele helile nagu, et selle teadvuse koht oli siis, oli selles kohas, kuhu see heli tuli nagu. Et tegelikult nagu ja sellest siis nagu peale seda siis läks lahti selline vibroakustiline nagu uurimus ja tegelikult vibroakustika on nüüd siis tegelikult ei ole mitte parateadus, vaid on meditsiiniline praktika. Et üks sellistest huvitavatest nagu kohtadest, et argument võiks siis olla selline, et miks just heli nagu, et mind huvitab heli just selle füüsilise kategooria pärast. Et ideed on tored, aga ma arvan, et just nimelt, et kunstniku loomepraktika peaks tegelikult väga suures osas nagu toetuma ka praktilise tegevusele või teatud tüüpi sellisele eksperimenteerimisele. Et sellepärast rääkides nagu, et see sõna, mis oli põllu all võib-olla seal mingil ajal 70-ndatel, 80-ndatel mainstreamis, et eksperimenteerimine, eks ole, et experimentation nagu experimental, nagu üle kasutatud sõna, eks ole. Siis mina tooksin selle sõna nagu jõuliselt tagasi ja ütleksin, et see on keskne nagu katsetus, viga, võimalus eksida, teatud tüüpi reflektsioon sellele, mitte see reflektsioon, mis kinnitab teile pidevalt seda nagu kui ilus ja hea ja kui andekas te olete, vaid teatud tüüpi reflektsioon, mis annab teile pigem just nimelt mingit muud uut informatsiooni ja teatud tüüpi avatus sellele informatsioonile võiks olla just nimelt vabades kunstides selle kunstniku teatud tüüpi nagu modus operandi. See on minu arvates see lehta. Suur aitäh, Paul. Väga hea ajastus, ma tõesti kiitma meie esinejaid, kes nii sellist rääkides ka väärtused aru on nii hea, et loen lõpeb täpselt. Mulle väga meeldib siin kunstnikuna teed ja ka see mõte kogu sellest simulaakrumist ja suhtliste partnerimist on ka selline mõte, mida me peame kogu aeg alles hoidma ja mitte ära unustama. Aga ma lähen siit selle huvitava filosoofilise arutluse juures tegelikult hästi konkreetselt selle õppeni. Minu esimene küsimus oleks see, et kui sina nii kunstniku kui õppejõuna või selle uusmõni suuna edendajana siin koolis näed hästi palju sellist kontseptuaalset infot ja füüsilist uurimise materjali selles helis. Et kas uusmeedia õppetooli selline areng läheks kuidagi sünkroonis selle praegu artistic researchi lahinnaga? Kas see on see, mida sa tahaksid ka siia osakonna rohkem sisse? No ma arvan, et sa mõtled stuudiopraktikat. Ma mõtled stuudiopraktikat, aga mitte ainult, et ikkagi see uurimus läheks nagu laiemalt ja veelennast. Sa praegu mainisidki seda vibratsiooniravi ja kõike seda, kas sa otsid selliseid? No oleks, selle nüüd aja jooksul, mis praegu selles osakonnas on olnud tegelikult, on olnud selline laiendatud nagu ring inimesi, kes tegelikult, kes on nagu praktikud mingis mõttes nagu, ja keda me oleme nagu tutvustab tudengitega, eks ole, mingi projekt, mingisugused inimesed, kes nagu, kes on just nimelt praktikud, selles mõttes tegelevad nagu asjadega ja kõik, mulle tundub,
artistic research, eks ole, ei ole see, et sa istud arvuti taga ja guugeldad midagi nagu. Et see on nagu guugeldamine. Et ja selles ongi need sama nagu ohud. Et artistic research... Graafika on hästi oluline. Ma arvan, et see on üks osa sellest info töötamisest. Raamatud on olulised, aga mitte ainult nagu erialaraamatud. Sellepärast siin ongi nagu ulmekirjandus. Kirjandus on oluline käia kuulamas muusikat, on oluline tegelikult paljusid erinevaid kogemusi saada nagu selle stuudiumi jooksul. Mulle tundub, et see on see koht, kus võib-olla peaks nagu võimaldama seda infot ja just nimelt nagu suunama inimesi või andma neile pakkuma võimalusi või seda infot just selle kohta, et nagu toimub asja, tegelikult kogu aeg toimub mingid asja, mis on huvitavad, aga just loomulikult on mingid asjad, mis nagu kaovad selles infomürasse ja nii edasi, aga kui on olemas inimesed, kes tegutsevad nagu kattuval väljal või sarnasel väljal, eks ole, et kuidagi neid oma vahel nagu linkida ja siis mulle tundub, et mingisuguses sünergias hakkab tekkima selline nagu see koht, kus ma võin öelda, et ma panen oma jalad maha, et see on minu nagu see koht, kus ma tunnen, et see huvitab mind. Mitte see, et kõik on nagu, kõik võimalused on nagu nii, loomulikult kõik on ju võimalik, eks ole. Nagu kõik on võimalik, siis see tähendab, et mitte miski ei võimalik, mis mõttes, et see maailm on selle info nagu laienemisega laieneb see teadlikkuse hulk ka, eks ole, kogu aeg. Et ikka mingi fookus võiks tekkida see loomulikult, et näiteks, et kui inimene saab impulsi erinevates kohtades, siis mulle tundub, et see tuleb komplekssem või huvitavam see lõppkokku. Et see aitab alati nagu seda tõdengit, et ei maksa nagu, loomulikult ma ei ütle, et see on absoluutne. Mõni inimene maalib ainult kogu aeg nagu mina, eks ole, lõuendis ja tõesti saavutab nagu selle, sest ta tegeleb võib-olla mingite muude, eks ole, aga ta tegeleb ikkagi selle researchiga, artistic researchiga, et see ei pea suugi mitte olema intellektualiseerimise praktika, see võib olla ka puhtalt praktika, see võib tõesti olla, et nagu inimene istub ja vaatab seina, eks ole, ja mõtleb, mis ta võiks olla. Ja sinu nägemuses uusmeedia professorina tuleks pigem enne see utoopia või selline utoopia analüüs, syntees ja prognoos, kui nii, et ootad tehnilisi vahendeid ja siis kui need sulle tulevad, siis nendega teed mingit esteetilist või audio. Alati on võimalik, absoluutselt. Kõigega on võimalik kõike teha. Selles mõttes, et mina arvan, et tehnoloogia ei ole sugugi mitte nagu arvuti. Tehnoloogia on ju tegelikult, kui me räägime üldse tehnoloogiast kunstis, siis on see nagu selles mõttes problemaatiline, et kõik kunst on tehnoloogiline, eks ole. Et nagu väga palju on tehnoloogiat selle sees või tehnikaid, ütleme ka näiteks, eks ole. Need on kaks natuke erinevat asja, aga ma ei kujuta ette, mida siis võiks oodata. Mis see koht on, mida me võiksime oodata enne, kui me hakkame tegema oma seda tööd. Minu meelest võiks kogu aeg paralleelselt käima mingi töö. Ma ei saa sellest aru nagu sellest, et ma mõtlen midagi välja, hakkan seda teostama. Mina arvan, et see ei teostu kunagi. See ongi kõige verevaesem projekt on, mis sünnib nagu idee tasandil. Ma mõtlesin, et ma teen sellise projekti nagu ja ma ei lähe sellesse sisse nagu koha peale üldse nagu füüsiliselt. Muidugi loomulikult on olemas kontseptuaalne kunst, mis võib olla väga tugev, aga see peab olema väga tugev. Selles mõttes absoluutselt. Väga tähtis. Kohe annan võimalus teistel juba küsida, aga ma küsin veel sellise küsimuse, et sa oled 5 aastat teinud oma õppetooli ja kogunud enda ümber sellise Eesti helikunsti vareliku, aga kas sul edaspidisteks siis oleks ka mingisuguseid plaane, laiendusi, kas meedia ja meedia kui message, et kas see tuleks ka mingid muid? No mina arvan, et ma saan su küsimusest aru, et ja ma arvan, et kui oleks võimalik, mul on lihtsalt olnud praegu 2 sellist tagasisidet inimesed, kes on tulnud kuulama küsinud, et kas on võimalik näiteks, tal ei ole võimalik magistrisse astuda. Kas oleks võimalik nagu mingid sellist teemat üldse nagu kuidagi mingi kunstakadeemias nagu VEA tasandil. Mulle tundub, et ma ei tea, mis vormis, aga mingit moodi võiks olla mingisugune ütleme meedia, ma ei tea, mis moodi seda sinna nagu täpselt veel, eks ole, aga ma arvan, et seal kindlasti peaks olema just nimelt teatud tüüpi meediakriitika või teatud tüüpi nagu meediakriitika ajalugu,
tehnoloogilise kunsti ajalugu, meediaarheoloogia, see tähendab, see räägis ka olemasolevatest tehnoloogiatest ja selle mõjust ja nii edasi, see peaks kindlasti sees olema, aga võiks ka olla nagu sellised konkreetsed praktilised asjad. Ja tegelikult mulle tundub, et MA saab ka olla ainult sellisele nagu artistic research või selline stuudiopraktikale ja toetavale sellisele tegevusele suunatud. Ja sa näed, et ikkagi võiks uus meedia sul ka esindatud pakes? No seal võiks olla seal mingid moodi esindatud, ma ei tea, mis moodi, kas või nii, et olemasolevatele nagu tudengitele oleks võimalik valida siuke hea pakett nagu mingisugusest sellisest nagu, ma ei tea, lugemissoovitus, teatud tüüpi, no ma ei tea, lugemissoovitus on algust, muidugi loomulikult see ei toimi, ma tean seda, aga selline nagu baaskursus on midagi sellist, et inimesed on seda nagu mulle tundub, et küsinud nagu ja minu meelest see peaks olema nii, mis vormis ma täpselt ei oska öelda. Nüüd ma annan teistele ka võimaluse, kas on tekkinud kuulajatele küsimusi, kommentaare? On müra väljast. Jaa, Hans Hilger. Jah, võib-olla küsiks hoopis lausa vastupidise küsimuse sinu loengule, et arusaadav, et ma näen seda tehnoloogiat sama kriitiliselt, et kui sinna liiga palju sisse minna, et siis nagu seda inimlikust kaob ära või sa kaotad ennast ära, juba see, et lähed sinna helistuudiosse ja kui ei ole aken, sa ei taju, kas on päev või öö või midagi sellist, aga sellest hoolimata, et kuna sa oled rääkinud ka sellest arengust, mida sa oled nüüd selle 5 aasta jooksul tajunud, et kas sul on kuidagi ikka võimalik teha ka võib-olla mingisugune nagu visioon või prognoos, et kuhu see reis tehnoloogilises mõttes edasi läheb ja või kas oleks vaja seda tehnoloogilist faasi meie osakonnas laiendada või mis suunas on seal mingisugune idee võib-olla sul? Praegu sa ju tead väga hästi, et mis suunas me läheme, eks ole, me ootame stuudiot endale. Mulle tundub, et keskne selle 5 aasta jooksul on olnud see, et kui on tudengid, siis me vaatame tegelikult, ja ma tean, et see on mingis mõttes suhteliselt keeruline problemaatiline, aga mina usun sellesse, et kui on mingi komplekt tudengeid ja on nende huvid, siis me peame kuidagi tajuma nende suundumisi või nende sellist toetama nende seda huvi nagu, et muidu ei ole võimalik asja teha. Me võime ehitada siia nagu mingisuguse VR stuudio, eks ole, aga kui keegi ei tule sellesse, eks ole, ja kui nad lihtsalt tahavad seda nagu nuusutama seda asja, eks ole, see on tore, aga näiteks mulle tundub, et nende kursustel on kõikidel olnud oma nägu nagu, nad on ise korjanud üles selle oma selle tehnoloogia või oma selle, eks ole, teatud tüüpi nagu sellise lähenemist sellele, et see on tegelikult olnud kogu aeg nagu muutuv. Et mulle tundub, et kui oleks võimalik ideaalses maailmas, eks ole, me peaksime kindlasti nagu olema teadlik nendest tehnoloogiatest, aga me peaksime ka ilmselt leidma nagu koostöövõimalusi tegelikult teiste nagu akadeemiade, teiste mingite, ütleme, et just nimelt sellel väljal tegutsevate mingite organisatsioonide või mingite selliste nagu juba olemasolevate nagu asjadest, et mul on selline tunne, et mingid asju me saame teha, nagu näiteks see, et meil saab olema Kunstiakadeemias nüüd helistuudio, mida pole kunagi olnud, eks ole, ja mis on tohutu oluline sellepärast, et heli on olnud kogu aeg nagu selline täiesti kohal selles nagu inimeste praktikas, aga tegelikult see ebakindlus ja see, et nagu see, et just nimelt see, kuidas läheneda sellele, kuidas muuta see nagu huvi kuidagi tugevaks, et me saame sinna näiteks minna sellesse stuudiosse katsetada, et meil ei ole seda sükast tunnet, et nagu me peame kellegile minema nagu ukse taha kraapima ja ütlema, et kuulge, ma tahan, et pange mulle siia sellesse nagu videosse nagu mingisugune asi. Me saaks sellega tegeleda selle asjaga, eks ole, päriselt nagu. Ma ei usu, et me suudame nüüd katta nagu kõiki nagu mingisugused robootika nagu viimased arengud. Ma pigem arvan, et kui on tudengil on huvi selle vastu tõsiselt nagu, siis me peame leidma ilmselt tõenäoliselt kuidagi koos osakonnaga
koos teaduskonnaga mingisugused võimalused, kuidas need huvilised siis, kuidas need professor, et kui rääkida sinu kui selle professori rohtlast või unistuste keskkonnast, et mis oleks näiteks tehniliselt veel vajalik või mis võiks olla sinu sellises unistuste ruumis professori tehniline? Sa võtad siin majas? Jah, unistustele, kui sa võiksid minna vabalt ja kujundada täiesti ulmeliselt oma selle soovunelma, mis ruumid ja mis tehniliselt kui ma peaksin vastama küsimusele, kui ma vastan küsimusele enda seisukohast, siis mul ei ole vaja mitte midagi. Professor kui professor. Et kui ma nüüd vastan kui professor, siis ma ütlen, et me liigume selles suunas, et me saab olema nagu, miks ma ütlen, et ei ole vaja, tegelikult on kõiki võimalik nagu just nimelt teha niimoodi nagu häkkida, bändida, kõiki asju on võimalik ära kasutada jooksvalt, eks ole. Nüüd kindlasti peaks olema mingi kogus nagu tehnikat, mingisugune kogus võiks olla videotehnoloogiat, mingi kogus võiks olla, aga nüüd on küsimus, kas me võib-olla jagame seda, eks ole, kellegi teisega, siis võiks olla teatud tüüpi võimalused, just nimelt, kui kedagi huvitab näiteks mingi mitmekanaline, eks ole, ma räägin neid tehnilist detailidest, võib-olla mingi mitmekanaline heli, eks ole, siis võiks olla tõesti, et lähed kõlarid, ja sulle liigurist, eks ole, palun, siin on sulle nagu lõputööks. Kaheksa kõlarid, võtta, ole hea nagu, et kasuta neid. Selles mõttes või tahad, et eksperimenteeri näiteks selle mingisugused teatud tüüpi tehnoloogia palun, et siin on võimalus sellega mingi tasandil nagu eksperimenteerida nagu. Et mingisugused sellised ajad võimalused meil on olemas ka tegelikult, et on võimalik mingisuguse alutasemel robootikat natuke teha ja mingi õppida mingisugused asju, aga nagu mis on see ideaalne? Et selles mõttes, et heli puhul saab kõik alguse sellest, et me paneme midagi võnkuma, eks ole. Me võime panna võnkuma tegelikult nagu ükskõik mille. Mulle tundub, et see ongi täpselt see, et me peame mõtlema, kuidas nagu, ja see on tegelikult tehnoloogilise kunstniku keskne nagu valik on see. Kas ta hakkab ostma sisse endale kogu aeg disainobjekti nagu, ta leiab endale kogu aeg inimesed, kes talle tema visiooni järgi loovad asju või ta tegeleb ise mingisuguse praktikaga, mingisuguse tasandil ja siis teatud mõttes on tal jalad maas natukenegi selles asjas nagu, et mulle tundub, et mina läheks sinna poole, et ta tegeleb mingisuguse kasvõiseks primitiivse tehnoloogiaga, aga mingisuguse üks asjaga, kus ta saab aru sellistest baastõdedest, mis asi on vibratsioon, mis asi on nagu akustika, mingid sellised asjad nagu. Mitte nagu, et ma tahaksin teha nagu kohe nagu mingisugust ambitsioonit mingit soundscape'i, mis on väga tore, eks ole, aga lõpupooltes, see on lihtsalt tehnoloogia, et selles mõttes, et igaüks peaks leidma enda koha. Mulle tundub, et suurim probleem ongi just nimelt digipalavik on see, et see ei tohiks olla nagu liiga vaene, aga see ei tohiks ka liiga rikas. Et muidu meil tekibki just nimelt see jõuetus, eks ole, millest alustada see tehnoloogia versus inimene, et see, et tunned, et seda on nii palju, ma pean selle kõik selle Inteli läbi saagima selleks, et sellest aru saada. Aga ei tea, võib alustada kuskil muad täiesti. Aga kas on mingi mõte, et näiteks uus meedia selline täiesti loominguline ja eksperimenteeriv ja ka utoopilid analüüsiv mõtlemisviis võiks luua kasulikke koostöölaboreid näiteks, ma ei tea, mingisuguste meditsiiniüliõpilaste või tehnikaülikooli üliõpilastega? Kas see võiks olla mingi huvitav väljakutse? On kindlasti. Art and Science on kindlasti üks nendest asjadest, mis on nagu küllaltki suur teema nagu. Ja ma arvan, et selles mõttes, et liiguvad mitte ainult akadeemias, aga liigub tegelikult meil ka on sellised arvamused tekkimas ka muidu siin Eestis, millega oleks võimalik nagu ühendada. Et selles mõttes, et aga see ei saa olla see, et ma ei usu sellesse, et peaks olema, kunst peaks olema illustratsioon. Ma ei usu, et kunst peaks olema fassaad nagu tehnoloogia, ma ei usu seda, ma ei jaga sellesse. Pigem on see mõtteviis või selline julgus nagu toobiat ette näha ja siis tuua see siia reaalsusesse. Ma ütlen, et
kuidagi võib-olla neid asju nagu läbi katsetada, võib-olla on olulisem see, et kuidas need kokku jooksud. Kuida on Triin tõstis käega siin? Ma küsin su viimase 5 aasta kohta selle õpetamise poole. Meil on sinu suurim õnnestumine ja võib-olla teisalt ka selline ebaõnnestumine, mida sa sellest õppisid, alustades juba viimasest, et õpetada positiivselt. Ma vastaks niimoodi, et kui ma siia kandideerisin esimene kord, siis mul oli ettekujutus selline, et ma olin ju loengud enne ka. Mul oli selline ettekujutus, et ühe õppetooli juhtimine või üldse nagu õppekava juhtimine on selline, et ma pean kõik need asjad nagu läbi joonistama ja kõikidele ette kandma. Ja tegelikult just kui kõik asjad püüdma, kõik nagu ohud, kõik need nagu väljakutsed nagu maandada selles mõttes, et tudengil oleks võimalikult huvitav ja ühesõnaga, et tekitada mingisugune võimalikult mitmekesine õppeprogramme ja nii edasi, eks ole. Ja tegelikult, mis ma selle aja jooksul aru sain, on see, et tegelikult sa võid seda kõike teha, kui on väga hea, kui on olemas sellised võimalused ja väljakutsed, aga tegelikult otsustab selle, mida õpib tudeng ise tema ja loob endale tegelikult selle sfääri, selle õppimissfääri, kas ta selle loob või ta ei loo, eks ole. Siin on küsimus selles, et kas me nagu suudame toetada nagu seda sellist entusiasmi ja tõttu tüüpi nagu seda. Et mulle tundub, et minu see suurim õppetund on see, et ma sain aru sellest, et nagu need, kes on huvitatud asjadest, loovad endale tegelikult hakkavad looma seda maailma ja tegelikult see on palju komplekssem ja huvitavam kui see, mis mina suudan paberi kuskil arvuti taga välja mõelda. Ma ei tea, nagu, mis võiks olla suurim nagu ebaõnnestumine. Võib-olla ongi see, et nagu mingites asjades natukene liiga palju mõelda üle, nagu, et üle mõelda mingites asjades, nagu, et üritada maandada mingisuguseid asju, mida polnud üldse vaja nagu tegelikult ette nähtavalt nagu üldse niimoodi sellisel kujul nagu maandada, et tegelikult võib-olla midagi sellist. Ma ei tea, kas see vastab. Maandada siis nagu midagi sellist... No mõelda ette näiteks, et üks asi on teha, et organisatoosed mingisugused, ma ei tea, üürida mingid ruume, mõelda, et on näiteks see näitus, eks ole, selline, et mõelda mingi formaat näituse jaoks ja siis saada kokku ja mõelda, et see näitus peaks selline olema, peaks selline olema, eks ole, aga kui see asi nagu tundub, et on nagu ikkagi minu peas välja mõelda asi, eks ole, see nagu näiteks ei hakka tööle, aga selle kõrval on mingi teistsugune näitus, mis võiks väga hästi tööle hakata, siis ei ole mõtet mul nagu seda ammat ristis nagu mõelda, et peab kindlasti selline näitus olema, et ma nõuan sellist näitust, pigem siis vaadata nagu, et äkki see teine näitus on kihvtim. Et uus meedia, kas see on just ja ainult helikunst või midagi muud ka? Ei ole ainult helikunst. Lihtsalt mina tunnen, et minu kindlasti nagu kõige sügavam huvi on heli. Aga ma olen tegelikult ju lõpetanud ka selle interaktiivse multimeedia, ma olen üsna kursis selle üldisema nagu nii-öelda uus meedia. Uus meedia on üks imelik konstruktsioon, aga ütleme niimoodi, et kui me vaatame ja vist eelmine kord, kui kandideerisin, oli ka vist midagi sarnast, mingi sarnane küsimus, et mulle tundub, et need uusmeedia, just need uusmeedia kateedrid on oma professori nägu mingis mõttes. Aga, ja see peabki nii olema, aga teisest küljest mulle tundub just nimelt see ka, et kui on inimesi, kes on huvitatud nagu ilmselgelt millestki natuke teistsugusest nagu ja nüüd, kuna see contemporary ise kaasaegne MA ongi ju tegelikult selline, kus on võimalik valida nendes, siis mulle tundub, et selle ekspertiisi, kui on vaja tegeleda mingi muu asjaga, näiteks mis võiks olla siis, mis võiks tõesti olla nagu mingi masin õppimine või millegi mõju või tõesti nagu, kui keegi tahab analüüsida seda, et
mis on e-valimiste nõrkus nagu tugevus, kuidas nagu klikidemokraatia toimib või see kõik võiks olla selle osa, eks ole. Aga selleks peab olema, ma ei usu, et see peaks olema, tõesti võib-olla PA-s võiks olla see selline baaskulus, mis seda käsitleb, kui on võimalus. Küll, aga jah, ma arvan, et ikkagi kui tuleb, et ma ei usu, et nagu ühest küljest mulle tundub, et professor on see, kes annab näo sellele õppetoolile, aga teist küljest kedagi nagu otseselt ei ahistata, et tegelikult kuule, et sul on heli vahepeal liiga vähe sellest tööd, paneme nüüd juurde, lihtsalt keerame seda nuppu juurde. Väga kena. Meie aeg on täis tiksunud. Suur aitäh, Raul, selle mõnusa utoopilise ettekande eest teile Raulile.